korja, puhasta, jaga seemned ja istikud. Kõige suurem töö ongi kasvatada taime ja peale seda tuleb siis seemned korjata, puhastada neid ja jagada neid. Ka istikud võib teha ja võib jagada taimi ja sel viisil jagada neid tuttavatele ja sugulastele. On väga palju erinevad seemned ja siin on näha pilt vanast õpperaamatust, kuivõrd erinevad vormi neil on. Ja igal taimel on oma viis, kus seda kõige paremini puhastab. Sellist õpikut, kust oleks võimalik lugeda, et kuidas ma puhastan kõige paremini näiteks tilliseemned või sibulaseemned, ei ole olemas. Igaüks on leidnud käepärased töövahendid, erinevad sõelad, erinevad kodus olevad vahendid, millega siis puhastab seemned. Mõned seemned tuleb kubar ennem katki teha, et üldse seemne kätte saab. Teiste seemnete ümber võib olla mingisugune kile, mis on raske eemaldada. Tuleb kasutada tuult, et tuulisel päeval puhastada neid ja töö on tihti väga tolmune ja tekitab palju prahti ka. Näiteks selline töövahend võib endale teha. Ise puhastan väga palju teraviljad ja väiksed kogused ja sel juhul töötab väga hästi tavaline papitükk ja parem, kui tal on pehme pind, mida võtab kinni nendest umbrohudest ja kergematest prahtidest. Ja siis väike kallakuga saab seda veerema siis alla. Seemnet võib säilitada väga palju erinevatel viisidel. Muidugi paberkott on väga hea. Kui on rohkem seemnet, võib-olla tahab kasutada riidest õmmeldud kott. Neid tuleb üldjuhul ikka ise teha, et sellist valmis kaupa ei ole. Klaaspurkides võib säilita ainult siis, kui on väga kindel, et seemne on täielikult kuiv. Klaaspurk on sel puhul hea, et kahjurid ei saa ligi. Plekkpurk võib ka olla, säilitada seemnet külmas kohas. Vanasti kasutati ka puust kirste, kuhu siis ei saanud närijad ligi. Siin on Soome Maatiainen organisatsiooni seemnevalik. Ja neil on siis, kui on müügis, nii on erinevad paberkotid erinevase suurusega. Siin on ka soome keeles aga üks video, kuidas tehakse linee ümbrik. Ja meil on ka siin eesti keeles olemas 5 erinevat seemneümbriku ja nende tegemine. Leiad ümbrikute tegemise kohta sellesama juhendi leiad mittetulundusühingu Maadjase kodulehekülje esileheküljel. Veel mõned sõnad, millised veel töövahendid võib kasutada. Vahest on patjapüürist abi, et võib panna kõik seemnekupar või materjal patjapüüri sisse ja võib mudida seda. Vahest on sellised taimed, et tuleb appi võtta mingi puupulk, millega võib-olla lüüakse puruks või trambitakse ja patjapüür on ka väga hea, kui on vaja sentrifugeerida, et õhus siis ringi keerata ja seemned siis vajuvad kõik põhja. Marjade puhul, ka tomatite puhul nii seemned on ümbritsevad selline lima
ja et kätte saada selle seemne, siis vahest aitab, et natuke fermenteerida. Võtad see sisu, tomati puhul, nii võtad tomati seemnet, hoia selle keskel, tomatid keskel, purustad need välja, paned natukene vett peal, nii et see täitab selle tomati pehme seemne koos selle lima, mis seal ümber on, ja lased seista paar päeva. Ja peale seda siis võib söölasse valada ja puhtaks pesta lihtsalt veega. Tegelikult ei ole vaja seda tööd ka teha, võib otse panna seemned kuivama paberi peal ja harvalt. Ja siis sa lihtsalt rebid paberid koos, seemne koos paberiga. Ja seda võib hästi istutada ka koos selle paberitükiga. Aga et puhas seemne saada, siis ikka natukene fermenteerida. Juhul, kui see fermenteerimise peal tuleb hallitust, siis see ei tee midagi, selle võib ära visata. Siis seemnele see mingi kahju ei tee. Et selle hallituse võib siis ära võtta. Samamoodi käitutakse ka metsmaasika ja maasikaseemnetega, samal viisil ka see fermenteerimine. Sibulaseemnet võib ka olla raske saada omast öisikust lahti. Seda tuleb hõõruda nii, et see läheb katki ja siis tuleb hästi palju praht ka kaasa. Sama käib muuseas mitte ainult pesasibula, vaid ka näiteks murulauku või talilauku seemnetega. Et neid võib täitsa siis valada vette, et kaus, kus on vett ja valad sinna, nii see praht jääb pinna peal, on kerge siis ära korjata ja palju seemned on ka pinna peal ujuvad. Need on tühjad, et neid võib siis ja tulebki ära korjata, et valmis seemne on raskem ja vajub põhja. Ja seda võib niiviisi läbi mitmed veed nagu pesta puhtaks siis selle seemne ja pärast tuleb kohe panna kuivama. Ei saa jätta sibulaseemne ligunema sinna vette, ta hakkab siis kasvama väga kiiresti või rikneb. Et kiire töö sellega siis saab hakkama. Tasub rääkida inimestega, kes tegeleb seemnetega ja puhastab seemnet, nende käest võib siis saada rohkem nõuandeid, kuidas erinevad seemned tasub ära puhastada. Muidu see, kes teeb, see õpib.